tere, mina olen Heli. Teen oma esimese video selle teemal, millega ma olen tegelenud viimased 5 aastat. 5 aastat tagasi tegelikult jõudis minuni korralliklubi ehk meie terviseklubi, millega ma olen nüüd toimetanud ja kuidas ma üldse selleni jõudsin. Tegelikult ma jõudsin selleni läbi selle, kuna minu noorem poeg oli pidevate kobarpeavalu hoogude hädas ja ainukene lahendus sellele oli 400 ibumaks. Algasid need tegelikult 2,5-aastaselt lapsel ja ilmselt lapsevanematena saate ise ka aru, et kui 3-aastasele lapsele anda pooletunnise vahega 400 milligrammist ibumaksi, siis see on igati liig mis liig. See päädis lõpuks sellega, et perearst juba kirjutas lapsele maokaitsega tableti, mis nii väikses vanuses ei ole normaalne. Tänu oma klassiajale, kes mind tõi korralliklubini, hakkasin samm-sammult tutvuma, et mis asi see korralliklubi on, mida ta pakub ja mis väärtust ta loob. Ettevõte ise on tänaseks ehk aastal 2019 üle 20 aasta vana ja on loodudki selle eesmärgiga, et aidata ja õpetada inimesi, kuidas nad loomulikul viisil ehk looduslahendusi kasutades saaksid tervendada oma keha. Just läbi nende looduslahenduste olen ma täna jõudnud faasi, kus mu nooremal pojal, kes täna nüüd 13, on need peavalud vähenenud väga suurel määral. Ütleme nii, et circa 90% on neid peavalusid vähem, mis varem oli. Kuna läbi korralliklubi olen ka mina saanud oma tervise paremaks, oma meeletutest seljavaludest vabanenud ja suutnud ka mitmeid teisi inimesi aidata, siis on see põhjus, miks ma seda infot ka täna jagan. Olen siiamaani teinud seda tegelikult ainult Facebookis kirjalikult ja pikalt hoogu võtnud, et oleks aeg teha ka videoid. Kas pikemaid või lühemaid, eks seda näitab aeg. Aga vähemalt esimene on hetkel loomas. Mis on tegelikult üldse korralliklubi kontseptsioon? See koosneb tegelikult väga lihtsatest mõistetest: jooda, puhasta, toida, kaitse. Ehk kui sa nüüd ise püüad natukene kaasa mõelda, siis me kõik vajame igapäevaselt vett. Lilled vajavad vett, puud vajavad vett, maapind vajab vett, loomad joovad vett, inimesed ise peaksid jooma ka igapäevaselt vett. Kuid nagu ütleb meie korralliklubi põhiline, korralliklubi ema, mina ütleks seda niimoodi, et inimene on ainukene olend maa peal, kes joob kõike muud, aga mitte vett. Juuakse erinevaid gaasilisi jooke, mitte gaasilisi jooke ja mida kõike veel. Kuid olgem ausad, et ilma veeta ei suuda meist mitte keegi siin maamuna peal kaua eksisteerida. Ilma toiduta küll. Kui me joodame piisavalt oma organismi, siis tegelikult ka meie rakud on piisavalt joodetud ja tegelikult ka inimene ise püsib kauem nooruslikumana. Täpselt sama oluline on ka selle kontseptsiooni teine samm, ehk siis puhasta. Oma kodu me ju puhastame kõik igapäevaselt. Oma autot puhastame ju ka. Kuid ometigi, kui räägime teemast, et on vaja puhastada oma keha, siis tekib see küsimus, et mismoodi ma seda teen. Oma loengutes oleme vahepeal toonud selle hea näite, et kui vanasti, ütleme nõukogudeaegsed inimesed, tegelikult praegu isegi ka kasutusel on need pudelipesuharjad. Et kui oleks ju väga lihtne pudelipesuhari kurgust sisse lükata ja tõmmata oma soolestik puhtaks. Aga reaalsuses ei ole ju võimalik, me ei saa ju niimoodi teha. Kuid õnneks on korralliklubil olemas valmis programmid, milledega samm-sammult oma keha puhastada. Täpselt samamoodi, kui me oleme oma keha samm-sammult puhastanud,
on vaja meie keharakkudele anda toitu ehk siis õigeid toitaineid. Kui te nüüd natukene jälle kaasa mõtlete, siis mõnikord, kui sa oled kõhu täis söönud, siis üsna pea sulle tundub, et ma nagu alles sõin, aga mul on ikka kõht tühi. Ja samas teinekord sa oled söönud ja sa tunned ennast pikalt, et on su kõht täis. See tegelikult on kõige parem märk sellest, et kui sa tunned, et sul kõht ruttu tühjaks läks, järelikult sa sõid toitu, millest sinu rakud ei saanud absoluutselt mitte midagi. Kui sa sõid toitu, mis hoiab sul pikalt kõhu täis, siis järelikult sa sõid seda toitu, mida said ka sinu rakud. Täpselt samamoodi, kui me oleme nüüd rakke toitnud, siis on meil vaja ka kõike seda kaitsta. Ja selleks on Koralliklubil ka omad tooted olemas, milledega oma organismi ja keha kaitsta. Samamoodi on Koralliklubil olemas ka erinevad tooted selleks, et kaitsta meid elektromagnetkiirguse eest. Samamoodi on olemas ka erinevad keemiavabad puhastusvahendid, ehk siis tegelikult toodete nomenklatuur on päris suur, üle 150 erineva toote. Terviseprogrammide osas ettevõtte tipptoode ehk põhitoode on vesi. Selles mõttes võib ju mõelda, et tegelikult, mis mõttes vesi. Keeran kraani lahti, vesi tuleb, või lähen ostan poest pudelivett, on ju vesi. Aga veel ja veel on väga suur vahe. Üks asi on see, et vesi, mis tuleb kraanist, ja teine vahe on ka see, et vesi, mis on pudelis. Koralliklubil on väike pisikene filter, mille sa saad lisada oma veepudelisse ja see muudab selle vee elavaks, annab talle mineraalid, vitamiinid ja muudab ka veemolekuli väiksemaks, ehk siis selles mõttes, et ta sobib meie keharakkudele ideaalselt. Kui sa igapäevaselt hakkad korallivett jooma, siis tegelikult mõne nädala möödudes sa märkad ka oma organismis muutusi. Samas ei saa öelda seda, et kui sa jood päevas näiteks pool liitrit või liitri vett, et siis imestad mõne aja pärast, et ma nagu ei tunnegi mitte midagi, et mis juttu te nüüd rääkisite. Oluline on siinkohal mõista seda, et sõltuvalt sellest, kas sa oled taimetoiduline või oled sa lihatoiduline, siis vastavalt sellele on veekogus erinev. Et kui inimene on segatoiduline, siis ta peaks jooma soovituslikult vett rohkem, sellisel põhjusel, et liha ja piimatooted on happelised ja nad suurendavad kehas olevat happesust. Ja vesi on tegelikult ainukene asi, mis seda kõige paremini lahustab. Taimetoitlastel on see veekogus natukese väiksem. Üldlevinud norm, see miinimum on 30 millilitrit kehakaalu kohta. Kuid siin tasub meeles pidada seda, et toiduga saadav vesi ei lähe selle vee hulka. Siinkohal jagatakse erinevat informatsiooni, kuid kui nüüd tuginedes ka erinevatele faktidele, siis meie keha ise väljutab igapäevaselt vedelikku keskeltläbi 1,5 kuni ligi 2 liitrit päevas. Sellest lähtuvalt, kui sa jood igapäevaselt vähem sellest kogusest, siis järelikult sinu keha jääb ilmselgelt veedefitsiiti. Nii mõnedki inimesed ütlevad, et ma ei saa vett juua, ma käin siis kogu aeg tualetis. Kui ma lillepotti oled näinud? Mis juhtub siis, kui sa seda lillepotti kastma hakkad? Vesi jookseb lihtsalt läbi. Ja inimene, kes ütleb, et nagu ta vett joob, nii jookseb kohe tualeti vahet, järelikult see inimene ongi oma kehalt nagu kuiv lillepott. Nii et see on kõik niivõrd loogiline. Lihtsalt natukene analüüsida, natukene mõelda. Kui see teema sind kõnetab, siis anna mulle selle video märku ja püüan järgmine nädal jälle midagi toredat kirja panna või siis videot teha. Toredat päeva jätku!